Begrašvili siin viimastes kõrgemate pallidega kasti. Senderdus ja sealt tuleb vist olümpiavärav lausa. Rudenko saab Senderdusest kätte ja asi, mis tundus kergelt õhus olevat, sellepärast et Lagus ei ole täna neid Senderdusi kõige paremini kontrollinud. Ja löödi sealt mehe pea pealt see pall tagumisse posti ära. Saadab siin fännidele ka. Ja Rudenko saab oma tänase kohtumise. Peaks olema see tabamus mehele tänavu hooaja Premium Liiga teine. Vaatame siit kordusest ka seda olukorda muidugi. Erme seal seda elu. Kartausel. Ei mänginud kõige paremini Begrašvili, seda meest ei tohi löögile lasta. See pall veel kehvasti lahti ka ja tuleb ära. United saab sealt kätte ja mees, kes peaaegu oleks ise endale ehitanud avapoolajale ka Ostenbrink. Siit selle oma ja võistkonna tänase päeva esimese värava saavad kätte. Meil on siin laagris seisuks 1-1 ja sellest olukorrast päris palju segadust, et alguses jäin Begrašvili lööki vaatama ja see pall justkui kadus ära. Esimesel korral see mulle pisut täpselt märkamatuks, aga üsna palju segadust. Begrašvili võttis ise ette ja läks jälle väga kavalalt tõstma Vainula selja taha seda palli. Pall käib latis ära ja siis Ostenbrink on see mees, kes vaatad selle palli tühja väravasse paneb, aga asi, mida ma rääkisin siin kohtumise alguses, et mees, kellel tasub pilku peal hoida, on Begrašvili ja sellele mehele ei saa anda neid vabu ruume, aga siin näib, et varikontroll on lõppenud sedasi, et värav loeb ja me läheme viigiliselt seisult edasi. Näib, et United on sellest väravast indu saanud. Begrašvilit superpall Salale ja sealt tuleb teine kohe otsa, see on ohtlik ja siin pannakse pidu püsti, sellepärast et United on oma teise värava kätte saanud ja tegelikult kui vaadata tribüünidele, siis see tribüünidel olev rahvas on ikkagi päris kenasti kaheks jagunenud ja mõlemad tribüünipooled on vaated peaaegu võrdselt täis. Aga Begrašvilit supersööt ja olenemata sellest, et mees täna ei ole väravat sahisema pannud, siis see rünnakul kindlasti üks teravamaid jõudusid. Mänguseis tähendab hetkel seda, et kui vaadata liigatabelisse, siis Unitedil on jooksvas tabelis 19 punkti ja Harjuväitka Laagril samuti 19 punkti. Kuressaare siis hetkel jooksv Lemetsel korralikult neid palle kasti paneb. Hea pikendus, pall lahti, sealt tuleb ära klaarida ja tuuakse välja. See on ulme klaarimine. Mees tõi sealt joone pealt selle palli välja. Kas see on Shanda ise, kes seda palli läks sinna? Kehv palli kaotus, Unitedil on võimalik tulla, Begrašvili, peale, Õunapuu! Sealt lõpuks ikkagi löögi peale ei pääse, nurk läks pisut teravaks ja sellel mehel ei ole palju vaja! 3 puudet oli vist see summa, mis mehel neid puuteid kulus. Mees võttis vasaku peale ja vajutas selle palli tagumisse külje võrku ära. Õunapuu teeb ja teeb hästi. Õunapule peaks see tabamus olema selle hooaja. Samal
Samal ajal teeb Harju siiski 2 vahetust väljakule number 22 Markus Kesa ja number 3 Andres Kaevats ning väljakult ära number 23 Danil Rudenko ja oli see teine vahetus number 7 Reinhard Reima. Pakutakse meile kordust ka. Pidurdamatu. Siis liini selja taha või liini peale tulema, et kui sa liini ette annad, siis on väga lihtne Unitedil neid palle klaarida. Paltsin tänab kõrgemaid jõude ja ei, tegelikult ei saa öelda. Juba enne, kui maaväljakule tulin, siis tegelikult juhtus. Me lõime väga väikse ajaga, lõime 2 tükki tagasi, mida me esimesel poolel siis ei suutnud. Ja eks lihtsam on ikka tulla väljakule, kui juhtimisseis on juba sees ja tänu minu õnnele Saka leidis mul väga hea läbisöödu ja siis ma lihtsalt kõksisin sisse selle. Räägime mängust ka alustama algusest. Tavapoole ajal näisid pigem oli keeruline, et need Harju sellised pikad pallid kasti ikkagi Nõmmele pisut valmistasid raskust. Ma ütleks niimoodi, et siin laagris on tavaliselt kogu aeg tuul. Tuul on tavaliselt ühele poole ja eks see siis allatuult on kõvasti lihtsam mängida kui vastutuult, et kui me oleks tahtnud ka vahepeal Harju kõrgele pressile paar pikka palli sinna selja taha panna, siis vastutuul summutab need nii-öelda ära, et need ei lenda väga kaugele ja Harju omakorda koduväljaku eelisena kasutab seda tuult väga hästi ära. Aga ma ütleks, et tegelikult saime väga ilusti hakkama, et need pikad pallid väga palju isegi neile võimalusi ei tekitanud. Räägime kiirelt mänguplaanist ka, et oligi pigem selline, et olite valmis Harjut vastu võtma, et üldiselt pigem nad, kui 3-1 oli sees, siis mäng läks juba lahtisemaks, aga 2-1 pealt või enne seda ikkagi Harju pigem oli rohkem palliga domineeriv. Meil oli hea plaaniks oligi see, et me võtame neid keskjoone ringi kaare tipust hakkame neid vastu võtma ja siis enda poolele proovime neid võimalikult vähe lasta, aga ma ütleks, et see tegelikult väga hästi töötas, et nad pididki ainult põhimõtteliselt said pikkade pallidega tulla ja nagu ma enne mainisin, siis saime nendega päris ilusti hakkama. Tabeli seisu vaadates hetkel jooksustabelis siin 5 koht on punkti kaugusel, et sinna ka vaatate? Praegu tegelikult siin on iga mäng tuleb kas või 1 punkt võtta, et selles mõttes praegu ma täpselt ei tea, aga 5. kohast 9. kohani on vist, ma ei tea, 3 punkti vist äkki maksimaalselt vahet, et sama hästi kui vaadata 5. võib ka vaadata 9. et iga punkt on praegu arvel ja see aasta tundub liiga väga tasavägine. Vaatasin siin enne mängu ka seeriaid, mulle jäi silma, et 6 viimasest mängust ainult 1 võit, et täna see võit on ikkagi selline palsam haavadele. Kindlasti, et eelmine kord Harju vastu lasime viimasel hetkel suhteliselt värava, mis oli ka minu veast tingitud, et siin kriisi markeerimata. Aga seekord saime siis nii-öelda revenge'i kätte ja lähme siit nüüd jaanipäevale vastu hea tundega. Ma küsin sult lõpetuseks, et mis su konkreetne roll hetkel võistkonnas on, et sa tuled siin viimastel minutitel või see viimaseks pooleks tunniks üldiselt sisse, tavaliselt sahistad ka, ega väga tihti ei löömata ei jäta, et mis see täpne roll on sul? Praeguseni on olnud niimoodi, et mind pigem nagu hoiame, et päris 90 minutit mängi, et pigem ongi see, et pigem püsin terve ja mängin, kui mängin 90 ja lähen katki kauemaks, et praegu selles mõttes roll ongi selline, et tulen viimasteks 30 minutiks ja siis annan endast parima, kas siis kaitses või ründes ja eks ma ikka proovin neid väravaid lüüa, see on see, mida ma teha tahan ju. Aitäh sulle, Egert! Ma lasen su vistkonna juurde, saate tähistada. Egertile sain õnne soovida, siis sul hetkel need emotsioonid ei ole ilmselt sinna kanti? Mage. Mis täna otsustavaks sai? Need paar minutit teisel poole oli ilmselt. Kui väga sa ise tunned, et löömata jäi, et tegelikult neid võimalusi oli, ma ikkagi julgen öelda, et tavapoole sa ise tunned ka, et kuulus teile? Ja pigem küll, ma arvan, et hoidsime asja üsna kontrolli all ja lõime ise ära ka. Meil oli väga suurel hulgal sellised standardolukorda ja pall oli väga palju neil kastis lahti, aga ei õnnestunud võrku panna seda ja siis päeva lõpuks 1-3. Ma küsin sedasi, et kui hetkel pikemat seeriat vaadata viimasest 8 mängust 1 võit, et kas võistkond on kriisis? Ei ole. Selles mõttes mingit paanikat praegu ei ole, lihtsalt ütleme nii, et ei ole õnnestunud nagu tulemusi ära tuua
siin viimaste mängude nagu sihuke mängupilt ja energia ja tahtmine on olnud kõik väga okei ja sellega oleme rahul ja lihtsalt hetkel on tulemustest puudu jäänud, aga riietusruumis keemia on hea ja teeme tööd kõvasti. Mis siit võib-olla endaga kaasa võtta või mida peaks parandama, et sa ise ütlesid, et selline paariminutiline peatus selle tänase kaotuse suures pildis tingis, aga mis siit kaasa endaga võtta? No ma ei teagi, ütleme siis see hulk standardeid, mis me tekitasime, et see on nagu hea, ühest küljest näitab midagi, et nagu me justkui vastase värava juures nagu toimetame, aga samuti tuleb selgeks teha, kuidas need pallid võrku panna ja ausalt öeldes julgen täna võtta meeskonna ees vastutuse, et 3 väravat, mis taha löödi, ma julgen väita hetkel, et oleksin saanud igas väravas paremini tegutseda, et võtan täna vastutuse. Aitäh sulle, Sander Aeg, ma tõmban siit kokku.